Iga päev, mil elad ja hingad, on Jumala suur kingitus. Jumal on loonud kogu selle imelise maailma, ka sinu, kordumatu ja ainulaadse, hindamatult väärtusliku inimese. Pühakiri ütleb, et sa oled loodud Jumala näo järgi ja tema sarnaseks. Sul on võime luua, armastada, mõelda, valida, otsustada ja vastutada. Paraku ka eksida. Seegi on osa sulle Jumala armastuse poolt kingitud vabadusest. Kui sa tahad elada tõelist ja täisväärtuslikku elu, vajad ühendust oma loojaga. Jumal on selle ühenduse teinud võimalikuks oma pojas, kes on ühtaegu Jumal ja inimene. Tema isikus on inimkond Jumalaga lahutamatult ühendatud. Kõik need, kes temasse usuvad ja ennast tema kätte usaldavad. Et see ühendus Jumala, tõelise eluallikaga, jõuaks iga inimeseni. Selleks on Kristus rajanud kiriku, kelle ülesandeks on näidata inimestele Jumalat ja tagasiteed tema juurde. Jumal on varustanud kiriku kõigi vajalike vahenditega. Ta kannab ja hoiab meid palves juba ammu enne seda, kui oleme olemas. Ja eriliselt sellest hetkest peale, mil meie elu saab alguse Jumala poolt inimestele kingitud armastuse ja elu edasi andmise imelise Anni kaudu. Kirik kaitseb ja saadab inimest tema eostamisest peale ja tema hoolitsus ei lõppe isegi inimese surmaga, vaid elavad kannavad lahkunuid edasi oma palves. Kui inimene sünnib siia maailma, siis pakub Jumal talle kiriku kaudu kohe võimalus sündida uuesti Jumala riiki, Jumala lapsena, püha ristimise sakramendi läbi, milles inimene rõivastub Kristusesse ja saab temast teostunud Jumala ja inimese ühtekuuluvuse osaliseks. Kirik juhatab inimest tema kätte usaldatud Jumala sõna piibli kaudu, toidab vaimuliku teemoona pühima altari sakramendiga. Kirikule on antud meelevald vabastada inimesi patust ja süüst, vahendada Jumala püha vaimu väge ning trööstida ja julgustada, tervendada ja pühitseda mitmesuguste õnnistus- ja pühitsustalituste abil. Päev-päevalt saab kirikus reaalsuseks Kristuse ennast andva ja lunastava armastuse ohver, mille ta tõi Golgata mäel meie kõigi ees surres. Püha missa kaudu astub tema ise kogu oma eluga, oma surma ja ülestõusmisega meie ligi ja haarab meid oma igavese elu täiusesse. Kui sa pead tegema tähtsaid otsuseid, on kirik sulle oma nõu, eriti aga eestpalvetega toeks, mida võid alati usaldada. Kõige olulisemate elusündmuste puhul, nagu abielu sõlmimine ja perekonna rajamine või ajast igavikku astumine, on kirik mitte ainult teed näitavaks majakaks, vaid kaaslaseks, kes on su kõrval ning sind vajadusel toetab ja kannab. Kirik on ka need inimesed, kes on temasse kogutud. Ka sina võid olla osa kirikust, Jumala armastuse märgist ja tõelise elu oaasist keset maailma. Ennekõike on kirik aga Kristus ise, Jumala poolt armastuses loodud inimkonna keskel, selleks, et keegi ei peaks hukkuma, vaid et meil oleks elu ja seda ülirohkesti. Tule ja ole osa igavesest elust.